Minu nimi on Marta ja mina olen teie uus puutööõpetaja. Tänase tunni teemaks on puiduliigid. Ja kui ma hakkasin tundi ette valmistama, siis ma ehmatusega avastasin, et tegelikult paljud puusseppade lemmikvahendid, nagu näiteks mahakon, tiikpuu, tamm, kadakas, nad kõik on väljasuremisohus. Ja seetõttu ma tahaksin tänase tunni hoopis pühendada elavatele puudele ja ma räägiksin sellest, mida on võimalik elavate puudega peale hakata, ilma et me peaksime eelnevalt neid maha raiuma. Aga teilt ma ootan kaasamõtlemist, sest juba järgmises tunnis peate esitama kavandid. Ja siis kavandeid me saame üksteisega jagada seminari vormis, niiviisi, et te räägite oma kavandist ja siis teised võivad küsida ja kommenteerida ning siis me mõtleme läbi ka teie kavandite tehnilise poole, kuidas oleks kõige parem teie ideed teostada. Aga esimene puu, mida ma tahaksin teile tutvustada, on paju. Juba vanad sumerid omal ajal ehitasid selliseid onne, sest paju kasvab väga kiiresti ja teda on võimalik punuda ja tema kasvusuunda on võimalik niiviisi mõjutada, et tekitada temast labürinte või aedu või siis onne. Järgmine puiduliik on bambus, mida Eestis küll saab ainult siseruumides kasvatada, aga jällegi võib selliseid vaheseinu tekitada. Teda küll nii hästi painutada ei saa, aga siiski on väga kihvt efekt. Siin on üks pilt puuonnist, mis on tehtud okstest. Ja puuonnid on üldse väga müstilised kohad ja te võiksite mõelda selle peale, et kuidas on võimalik keerttreppe ja rippsildu ja laternaid ära kasutada selleks, et tekitada üks huvitav puuonn. Ja tegelikult puuonni tegemine nõuab palju tööd, nii et on võimalik ka siin tunnis näiteks grupitööna lahendada mõni ülesanne. See järgmine pilt ongi üks suur latern puu sisse ehitatud, kuhu võib sisse ronida. See pilt on tehtud Peruus ja seal elab üks uurohõim ja nende inimeste elu keerleb pilliroo ümber. Nad näiteks elavadki pilliroost parvedel, niiviisi, et see pilliroog on elav ja tema tihe juurtevõrgustik hoiabki kogu nende väikest küla veepinnal ja siis nad triivivadki veega kaasa ja ehitavad laevu, maju, mitmekorruselisi onne ja palju ehteid just nimelt pilliroost. See on nüüd maakunst. See tähendab seda, et kunstnik läheb metsa ja siis kasutab ära ainult looduslikke vahendeid, mida ta sealt leiab. Näiteks seal all on pilt, kuidas võib sammalt ära kasutada. Siin on lihtsalt liivaskulptuur tehtud. Üleval on pildid jälle okast, kuidas oksi saab ära kasutada. Siin on jälle üks pilt maakunstist ja üks kunstnik nimega Nils Udo, tema lihtsalt kaevab puujuuri välja ja siis eksponeerib neid. Ja juured on üldse minu arust väga põnev teema, sellepärast, et neid saab igat moodi sisekujunduses ära kasutada. Näiteks, kui te kõnnite metsas ringi, siis seal leidub palju selliseid juurte klompe, mis on tormiga maa seest välja rebitud, nii et selliseid asju me võiks ära kasutada siin tunnis. Aga võib ka midagi väga lihtsalt teha, näiteks siin on üks vana kuivanud puu lihtsalt üle värvitud ja see on väga efektne. See on nüüd ajupuit. Ajupuit on selline puit, mis on merest uhutud ja siis seda võib näiteks skulptuuris ära kasutada. Siin tagumine pool ongi jäetud sellise, on jäetud loomulikult ja siis esimene pool on linnukujuliseks ära värvitud ja ka peitsitud. Aga jah, ühesõnaga ajupuitu, selle struktuuri võib ära kasutada näiteks graafikas, niiviisi, et teha tõmmiseid selle puidu küljest või näiteks jaapanlased kasutavad seda ikebanas.
siin järgmine pilt on tammetõrudest mehike ja okstest mees. Ja ma mõtlesin, et kui me juba okstest midagi ehitame, et siis miks mitte teha tuleskulptuure. Tallinnas on igal aastal jää- ja tulefestival, mille raames kõik vanad jõulukuused kokku korjatakse ja siis tehakse suured tuleskulptuurid, mis trummipõrina ja tule neelamise saatel süüdatakse. Ja siis ma arvan, et see oleks väga vinge projekt. Jälle võib seda lahendada grupitööna. See on väga põnev teema, selle nimi on ökograffiti ja see tähendab seda, et paljud graffitikunstnikud eelistavad nüüdseks aerosooli asemel lihtsalt pindade puhastamist. Siin ongi võetud üks vana tolmune sein ja siis need puupildid on lihtsalt sinna sisse puhastatud. Ja ökograffitis võib ka näiteks, siin on üks jälle puhastatud üks ventilatsioonishahт vanast samblast ära puhastatud. Aga jah, tahtsingi öelda, et samblast võib teha näiteks šabloone ja võib ka teha näiteks mudast šabloone. Siin on kliistriga muda kokku mätsitud ja siis ära kasutatud. Ja siin on näiteks üks loosung lehtedest kokku pandud ja ökokunstis ongi see tarbimisühiskonna vastane loosung väga olulisel kohal. Siin on tehtud selline pits ühe metallist võre sisse ning see on omamoodi tänavakunst. Siin on pilt elavast skulptuurist, mis tähendab seda, et me ei pea puud maha raiuma selleks, et temast skulptuuri teha, vaid on võimalik ka lihtsalt elava puu külge näiteks või elava puu sisse uuristada või teda kuidagi niiviisi lõigata, et ta tegelikult kasvatab uue kihi sinna peale. Siin on küll väga keeruline inimfiguur, aga me võiksimegi proovida mustreid või näiteks väikese formaadilisi nägusid puu sisse graveerida ja siis vaadata, kas puu kasvatab uue kesta sinna ümber. Siin on pilt veel sellest, kuidas on võimalik kõrvitsaid näiteks vormi sees kasvatada. Ja see on murufoto. Kujutage ette, et meil on selline suur muruplaat ja siis erinevates muru kasvustaadiumites on võimalik mingeid osi kinni katta ja siis nad ei saa päikest ja muutuvad valgeks. Teised kohad kasvavad edasi ja muutuvad roheliseks ja siis võibki teha selliseid huvitavaid pilte. Siin on üks väga kihvt diivan. Vana diivan on ära kasutatud ja tehtud elusaks ja ma tahtsingi teile öelda, et tihtipeale koolidel ei ole üldse rahalisi vahendeid, et kõiki meie lennukaid ideid ellu viia, aga see ei ole mingi takistus, sellepärast et ma arvan, et vanade vahendite taaskasutamine on pigem võimalus oma leidlikkus proovile panna. Ja siin on veel pilte, näiteks see on seenetool, mis iseennast ära sööb. Ja kahjuks mul rohkem aega ei ole. Ma tahtsin ainult öelda seda, et ma tean, et paljud need ideed ei ole just traditsioonilise puidutööga seotud, aga ma ei taha teie loomingulisusele piire ette seada. Kõige olulisem teie kavandi juures on see, et te ise oleksite sellest teemast huvitatud, sest siis teil on piisavalt motivatsiooni, et pühenduda oma projektile ja vaeva näha. Aitäh, kohtume järgmine kord!